Alanud aasta on ajalehele Eesti Kirik eriline, sest jõulukuul 100 aastat tagasi ilmus esimene number Eesti Luteri Kiriku ajalehte. 100 aastat on muutnud maailma, muutnud ka elu Eestis. Samaks on aga jäänud Eesti Kiriku püüdlus pakkuda oma lugejatele hingekosutust. Lugemist, mis aitaks hoida õiget kurssi selles maailmas, kus valikute paljusus ja meediamüra kipuvad tekitama rahuviivat segadust. Samal kombel nagu sajandi eest vahendame tänagi leheveergudel uudiseid kiriku elust. Eelkõige Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tegemistest, aga laiemaltki teiste Eestis tegutsevate kirikute uudiseid. Lisaks püüame pakkuda ka olulisemat kiriku elust laias ilmas. Avaldame arvamusartikleid väga erinevate erialade või eluvaldkondade inimestelt, usutleme huvitavaid isiksusi, pakume meie vaimulikkonnalt lehejutlusi, aga ka vaimulikke mõtisklusi. Eesti Kirik on ka kristliku kultuuri leht. Avaldame muusika, kirjanduse, kujutava kunsti valdkonnas toimuvast, vaatleme neid valdkondi kristlase seisukohast. Mina olen Liina Raudvassar, ajaleht Eesti Kiriku peatoimetaja täna. Kirikulehe nimel soovin tänada kõiki, tänada Eesti Kiriku tellijaid, Eesti Kiriku lugejaid, Eesti Kiriku tegevuse heaks annetajaid. Iga tellimus loeb. Iga annetus on arvel. Üheskoos me suudame tagada ajaleht Eesti Kiriku jätkuva ilmumise. Ka täna, mil elukallidus tõus on muutnud selle raskemaks, keerulisemaks kui veel eile, kui veel eelmisel aastal. Olge kõik tervitatud, tänatud, soovin kõike head ja taevaisa hoidmist.